Tere, kallid sõbrad! 3. jaanuar 2026. Mis see meile toob? Seda ta toob. Esimene, mille ta tõi, et 1. jaanuaril sureb täitsa loomulikus eas 71-aastaselt Eesti kahtlematult kultusfilmi 2012. aastal mingisuguse seltskonna poolt iseenesest täitsa õigustatult loetud sajandi parimaks filmiks. Üks kandev peaosatäitja Arno Liiver, kes täidab seal Arno rolli. Inimesed, kes me oleme 50+, no mina juba 60+, meie jaoks on see täiesti puutumatu ehk kuldne nostalgia. Väga palju on inimesi, kes üldse tervikuna nägid siin elus esimesena kevadet. Arno on lahkunud. See, millega ta siin elus tegeles, me kõik teame, et ta oli mõttetu mees ja see selleks. Aga ta jättis kustumatu mälestuse inimmeeltesse, meie eestlaste meeltesse, oma rolliasetusega. Ja see on nagu üks väike saarekene hingemaastikul, mis on nii soe ja läheb aina soemaks ja soemaks, kaunimaks, kuldsemaks aja kulgedes. Ja kindlasti on soov mitte ainult ise uuesti vaadata seda imelist filmi, ma siia vahele pikin, mille režissöör Arvo Kruusement on täna 97-aastane, geniaalne mees, kes on selle triloogia kevad, suvi, sügis looja, kes on muidugi tänamatult jäetud kõrvale, nagu teda ei olekski. No see on omaette teema. Nii, Arno on surnud. Arno on ümber kolinud teispoolsusesse. Toots juba üle 20 aasta tagasi. Järel on meie keskel ainult nendest tegelastest muidugi müstiline Kiir Margus Lepa näol, kes on suhteliselt aktiivne ikkagi ühiskonna tegelane, Nõmme raadio pidaja ja juhtija, kellel on ka tervisega mingid probleemid, nii et juba mitmeid saateid järjest ei ole ta olnud saatejuht. No see selleks. Ja muidugi Ain Lutsepp ja siis teelerolli täitnud Hein, mul ei tulegi teisnimi meelde. Mis vahet seal on? Sellel kõigel ei ole vahet. Üks on selge, peamine fookus, nüüd mul on pikalt sisse juhatuseks seda kujustanud. Sina, kes sa oled siit saadik, kuulad mu seda mõttelõnga. Selge, et automaatselt sa tahad seda filmi näha. Ma usun, et sina, kes ma sinuga räägin, oled seda elus vähemalt 20-25 korda vaadanud. Aga kui palju ja mis asjaoludel kuulatakse taas Mozartit, Beethovenit, Bachi? Võiks ühekordselt ära kuulata ja nagu aitab küll, eks ju. Ei, tegemist on ajatu kultuuripärandiga. Jumalikus võtmes loodud kunstiteosega. Antud juhul on tegemist see kultusliku filmiga Kevade. Ja nüüd automaatselt tahad sa seda uuesti vaadata. Praegu, kui veel jätkub see aastavahetuse pralle on möödas ja väga paljudel on vabad päevad, hea meelega avaks siis vastalt 21. sajandi võimalustega kooskõlas, teed paar klikki ja sa vaatad seda kultuslikku filmi. Sa lähed tunniks ajaks. See film on tunni ajane, ta ei ole 1,5 tunnine. Lähed tunniks ajaks kuhugi sinna, kus asjad olid kõik kuldsemad.
lähed tagasi noorusesse oma mälestustesse ja vaatad selle lühikese saaga, vaatad üle ja saad tohutult meeldivate emotsioonide osaliseks. On niimoodi. Ja siis tekib kaheldamatult, tekib ka äraspidiselt soov, et sa kutsud teleri ette oma lapsed või lapselapsed ja räägid juurde, et vaat siis, kui vanaisa või vanaema oli väike, sinu vanune, siis oli selline film. Räägid selle lahti ehk pärandad selle emotsiooni ja selle kultuuri, mille taga on muidugi geniaalne Oskar Luts. Pärandad edasi järgnevale põlvele, annad selle mentaalse pärandi sealsamas teleri ees, nüüd juba siis 3. või 4. põlvkonna järeltulijatele. Aga seda ei ole võimalik teha. Jah, siin ta on selja taga, vajutan, ta hakkab mängima niimoodi. See on nüüd siis saadud. Ja siit hakkab see kultuslik film. See on saadud mitte väga keeruliste valemitega, aga ma tunnistan, et mina, kes ma olen kunstnik, kunstnikud on teadupärast kõik niisugused teatava puudega, mulle ei meeldi arvutiga kõik see värk ja ma suurte raskustega liigun nendes keskkondades ja nii edasi. Ja ma tean, et ma ei ole ainukene. Minu sarnaseid on Eestimaal sadu tuhandeid, kes lihtsalt nagu väiksed papagoid, mis nad on selgeks õppinud, mida neile on lapsed või lapselapsed on andnud viiteid, et näed, kuule, klikad siia, klikad tänna, eks ju, siis jõuad sinna sellesse tulemine, eks ju. See on elementaarne ABC, mingisugune arvutioskus. Ja kõik loomulikult väga lihtsalt klikavad Jupiteri, see on ERR-i siis nüüd see niinimetatud arhiiv ja otsingusse sisestate Kevade, et ma tahan vaadata Kevadet. Ma ütlen puhtas eesti keeles huiti pea, eks ju. Sa ei saa seda. Nüüd sa lähed YouTube'i. Ega ma ilmaasjata seda vene väljendit ei öelnud. Lähed YouTube'i, toksid sisse Kevade. Ja sa saad Kevade, see on seal olnud pikki aastaid. See oli 69. aasta, kui see film valmib. Loomulikult me olime suures Nõukogude Liidus, mis üllatust. Hästi rüve oli ju, eks ju. Aga millegipärast Eesti filmi looming dubleeriti vene keelde. Ja palun, sa võid vaadata YouTube'is, venekeelse dublaažiga YouTube'is võid vaadata Kevadet, suve, sügist ja sealt edasi terve valik Eesti filmikunsti, nõukogudeaegse filmikunsti paremikku, vene dublaažiga. Aga sa ei näe sealt originaalheliga, originaaltekstiga. Palun, sa võid YouTube'ist imetleda venekeelset Kevadet korraliku dublaažiga. Mis poliitika see on? See hakkas Ansipiga peale, selle kuradi Värdjaga. Ja seda sama õigusliini jätkavad nüüd tema pärdikud. Ja seal on lisandunud veel mingi seltskond. Ma küsin ERR-i juhtkonnalt, kas te peale selle õnnetu Rein Veidemanni lapikuks löömist selle 80-aastase vana sotsi, kas te midagi muud ka teete, kuradi Värdjad? 100 000 inimesed tahavad just nüüd siin ja praegu 3. jaanuaril tahavad vaadata, eemalduda sellest kõigest, sellest pasast, milles me oleme ja süveneda mingisse möödaniku noorusesse, tunniks ajaks pääseda kogu sellest pasalaost, mille keskel me oleme. Ja te raisad ei anna seda võimalust.
Sulev Valner, kes sa oled ERR-i juhtkonna või selle kuradi nõukogu esimees, raisk. Mine põle põrgus, raisk. Sa, raisk, oled piisavalt intelligentne inimene, sa tead väga hästi, mida ma räägin. Edastage, kes te teate seda Valnerit, edastage talle see. Terve nõukogu tervikuna. See kuradi perse kukkunud presidendi vend, poolvend. Kaljulaid, sa istud seal selles. Põle põrgus, Varro Vooglaid on ainukene, kes jätkuvalt ajab oma jesuiitlikus tarkuses ja erakordses sihikindluses igapäevaselt valgustab kõiki neid taustasi. See on ainukene viimane mohikaanlane Eesti ühiskonnas avalikus ruumis üldse tervikuna. Üks Varro Vooglaid. Ülejäänud on kõik nagu põrsad. Ninad oma mollis. Ja ma elasin selle emotsiooni välja. Ma sain selle kevade kätte tänu ühele Facebooki sõbrale, kes mulle väga lihtsale, natuke boheemlaslikule kunstnikule saatis lihtsalt lingi ja teades mind ütles, et kuule, klikka sinna, klikka tänna, eks. Ma laadisin selle arvutisse alla, nüüd ma saan seda vaadata. Ma saatsin Hispaaniasse oma eksnaisele selle samamoodi. Ta hakkas tänutundest, hakkas nutma. Messengeris hakkas nutma, sest ta oli tundide viisi üritanud ka vaadata kevadet, minna oma mälestustes sinna, kuhu viib filmikunst meid. Ta ei saanud sellega hakkama. Nüüd ma saatsin talle selle lingi ja ta on nii rõõmus ja õnnelik. Ta saab seda endale kinkida selle tunnikese. Ja nii edasi ja nii edasi. See on kultuuripoliitika. Nüüd siin ja praegu. Ja nii on see aastaid kestnud ja aina hullemaks läheb. Mida aastavahetusel eksponeeriti Eesti rahvale, ma ei tea. Ma olen tagasi tõmmanud igasugusest dialoogist, mis puudutab ühiskonna teemas ja ma olen olnud erinevatel aegadel väga aktiivne, aga ma olen teadlikult ja taotluslikult ennast tagasi tõmmanud. Aga nüüd jälle murdusin ja ütlesin välja selle, mida ma arvan kõigest sellest. Siia otsa peaks nüüd veel lugema midagi, et lootus on see, mis sureb viimasena ja ühel päeval see öö möödub ja taas koidab päev ja nii edasi. No iseenesest ma ütlesingi selle ju praegu välja ja nii ongi. Kuniks see kätte jõuab, läheb N+1 aega. Aga siin ja praegu, nüüd ja hetkel, 3. jaanuaril 2026 tahavad mitusada tuhat inimest avada oma teleri oma kodus, üksi või pere keskel koos laste või lastelastega ja saada osa sellest imelisest kunstiteosest, millel on ääretult suur ja sügav sisu, aga see on juba omaette teema ja nagu öeldakse, kunst sünnib vaataja silmis, aga kunst on kõikjal. Anna andeks, kui ma vahepeal läksin väga ägedaks, aga selline ma olen. Lasin lihtsalt oma emotsiooni välja ja kui sa siit saadik jaksasid seda kuulata, siis sa oled väga tubli. Ma lisan sellele videole alla ka selle lingi. See on mingi arhiiv.org. Kui sa klikkad sinna maha alla laadimise nupule download, siis sa saad selle arvutisse. Kus kohas, mis asi on arhiiv.org, ma ei tea, mul pole õrna aimu. Ausalt, sa ei tahagi teada, eks. Ma tahan kevadet vaadata. Mind ei huvita mingisugune arvuti tehnoloogilised värgid ja kus kohas, kõik on seal internetis kuskil kohas olemas. Aga tavaline lihtne inimene tahab sellest osa saada. Ja kui ta ei ole võimeline just teadma seda õiget järjestust, siis ta ei saa. Selliste asjade koht on
Eesti Rahvusringhäälingu arhiivis esikohal kõik Eesti filmid. Nõukogudeaegne filmilooming ei kuulu teile, satanistlikud värdjad. Kas te saate ükskord sellest aru? Sulev Valner. Mul on tõsi taga. Sa põled põrgus, kui sa midagi ette ei võta. Head päeva.